Aasta edutum lahkuminek. Ma ütlen kohe ausalt, Sky.ee seda mulle ei andnud. Ütleme kohe ära. Ja selleks on muidugi ei keegi muu kui meie hea sõber Udo. Ja võib-olla mitte nii hea sõber Kendra. Eriti sulle. Udot nägime Raadio 2 üritusel. Tõesti, Udoga oli üle pika aja jälle väga hea meil rääkida. Udo tuli meil pärast, istusime siia, tuli siia stuudiosse ka, rääkisime korraks juttu. Neid siin väga palju ei olnud. Rääkisime siin labadega juttu ja Udo ütles, et tal on tõesti väga hea meil meiega jälle koos oli siin juttu rääkida. Udo tõesti nautis. Aga aasta edutum lahkuminek septembris elasid paljud kaasa ütlemata kurvale sündmusele, kui puhkusreisile sõitnud Kendra Katrina Könnel ja Udo Sepp ootamatult lahkuminekust teatasid. Kursuse kaaslaste vahel tärganud suur ja kindel armastus sai nii sotsiaal kui meelelahutusmeedias korralikult vahule klopitud ning noorte vahel käis Kadimaar ja Suve käis läbi mitmeid väga halva kõlaga teemasid. Hiljem on Kendra oma väiteid suuresti tagasi võtnud ning tõelist tõde teavetki vaid noored ise. Tülli pööranud Udot ja Kendrat on viimasel üha tihemini nähtud koos aega veetmas ning kuigi noored pole soovinud avaliku ees oma suhteid kommenteerida, võib spekuleerida, et katse lahkuminekuks oli õnneks edutu. Aga ühesõnaga, tegelikult Andrei, mis on nagu minu jaoks, kui me tulevikus ka hakkame need uudiseid siin nagu analüüsima, et keegi on nagu ikkagi nagu mingi väga näästi asjaga ikkagi hakkama saanud. Ehk millest sa räägid? Näiteks hetkel siin, et kui Kendra nagu alguses rääkis, kuidas Udo seda lükkas või lõi või ühesõnaga maalis Udos pildi, et Udo on ikkagi naise peksjana. Meie hea sõber peksab naisi. Vabal ajal. Niisama. Ja siis pärast räägib sotsiaalmeedias, et kuidas ikkagi sihukest asja ei olnud ja nutab kaamera ees, et tal ei ole tähelepanu vajadust ja teeb reaalselt sadu storysid ja nuttes. Siis no sõber. Ma ei taha tähelepanu. Siis on sõber, sul on tähelepanu vajadus, sorry. Ei no seda ma arvan, selles ei kahtle mitte ükski vend, et tal on. Jaa, aga neid ei ole vaja teha, vaata. Jäta neid, ära tee neid asju. See ei tee mitte midagi paremaks. Räägi Udoga, vaata. Ei nagu, mul on nagu nii näästi tegelikult rääkida, vaata. Tegelikult kes me oleme, vaata, sekkuda teiste suhetes. Me võime arutada, me oleme lihtsalt, me võime arutada see nagu. Aga Andrei, me ei räägi ju sellest suhtest endast, me räägime sellest, kuidas käituda, vaata, kui midagi nagu. Ja, lihtsalt, mul on nii näästi, vaata, et nagu, et Utsiga me saame väga hästi läbi, kõik saavad meile Utsiga väga hästi läbi. Ja siis on nagu see case, siis on nagu see nii nästi, mis mul meenub sellest samusest Raadio 2-st. See oli see, et meil oli see Raadio 2 üritus, tulime pärast siia, veits chillisime, panime jooki ja siis Uts oli mingi, et järgpäev oli meil aastavahetus ka, mis oli ka meil ikkagist, tegime veits siin. No keskusest oli natuke suurem üritus. Panime huugama ja siis Uts oli mingi, kurat, tahaks ka jõuda homme. Oli küll. Siis ta oli mingi, et ma ei tea, ma ei tea, võib-olla, kas äkki, ma ei tea, kas lastakse ära. Aga nagu. Eks siis, ja lõpuks ta vist ei tulnudki. Minu meelest ei tulnud. Aitäh sulle, Kendra. Jällegi sitt on see, et me ei mäleta sihukest asja, kas see on nagu isegi, see ei ole okei. Ei no, sest on nii, nagu mitte see, et me olime täiesti küpsis, lihtsalt see. See lihtsalt on liiga palju inimesi. aga aitäh sulle, Kendra, reaalselt. Aitäh, et sa Utsi mehega lasid aastavahetust tähistamana. Aga vaat see ongi päris nästi ja ma arvan, see on tegelikult olukord päris paljudel tegelikult see, et sul on nagu, sul on sõber, kellega sa saad väga hästi läbi ja siis on võib-olla naine, kellega sa oled natuke tülis ja ei saa nii hästi läbi ja siis on selline siuke olukord, et mis teha nüüd. Ja aga ma arvan, et tegelikult see ei ole nagu midagi nii, jah, tõesti nagu sa ütlesid, see ei ole võib-olla midagi nii erilist, vaata, paratmatult on selliseid asju, vaata, kelle mingi väga hea sõbra elukaaslane sulle lihtsalt nagu istu, aga ta ei peagi sulle meeldima, sa pead lihtsalt saama nagu niivõrd hästi läbi, et su sõber oleks rahul ja sa oled ise ka enam-vähem. Vaata, ja vahepeal on nagu see, et surud selle silma kinni. No pead sõbrale hästi oleks. Jah, aga vaata, võib-olla siin on natuke see kuidas ma siis ütlen, et natuke tase ülespoole viidud, et kui sa ikkagi meedias avalikult tülitsed inimesega, siis on nagu natuke raskem võib-olla silma kinni pigistada, vaata. Mul on ühesõnaga selles suhtes hea meel ikkagist, et me Udot nägime, Udoga suhtlesime, ta lõde oli ka kaasas väga ägeda nimel. Tervitsed Udo hääle ka siin kohal. Aga jah, aasta edutum lahkuminek, ma arvan, see on suht täppi pandud. Ei ole enam nagu, eks seal oli neid lahkuminekuid veelgi. Aga keegi neist pole ilmselt koos enam, sest nad edutuim. Ja muidugi iga asi, mis Udole Kendra muidugi oli, see oli uudistes ka. Kas peaks
siinkohal ka mainime, Andrei, seda lugu, mis sa rääkisid mingi aeg, et kuidas üldse Gendre ja Udo suhe avalikuks nagu tuli? Et nagu, kas selles mõttes sina tead nagu selles mõttes, et kuidas see meediasse jõudis või? Sa rääkisid seda ju? Oh my fucking god. Et tulistad või? Tulistan või? Tulista. Räägi. Et kurat, ma räägin, see on nii fucking nasty, see on nii nasty. Ei, aga selles mõttes, Udo ei ole siin milleski süüdi, selles mõttes. Ei, Udo tõesti noh, aga vist oli ikka asi niimoodi olnud, et nad olid kokku läinud. Jah. Nad olid kokku läinud ja nad mõtlesid, okei, nad ei räägi sellest nagu avalikult, tee mingit siukseid asju ja siis järgmine päev oli Kendra oli siis Delfile saatnud ise vihje, et nad on koos. Ühesõnaga, nagu, et ta tahtis siis fleksida, et ta on Uudo Sepaga suhtes. Mis on aus flex, aga Kendre nii ei tehta. Ja siis me mõtleme, et kas on ikka tähelepanu vajadus. aga okei, kui see täpselt nii ei olnud, siis Kendre saab selle alati ümber lükata, et see lihtsalt info, mis meie jõudis. Me võime, selles suhtes ütleme kohe ära, et me võime tegelikult väga palju paska rääkida, mis ei ole tõsi ja mis ma ei tea, vaata. Mina vähemalt oma andmete järgi tean, et see oli nii. Aga siinkohal sa peaks ka inimestele ütlema, Andrei, et niisama me ei mõtle midagi välja, vaata, et niimoodi ärgatas mõte, nii ma hakkan valetama. Jaa, aga vaata, me ei konstateeri seda kui fakti. Me lihtsalt ütleme seda, mis me kuulsime. Ja mis info meieni jõudis. Inimestelt, kes võib-olla puutuvad kokku. Võtke seda nii, kuidas te võtate. Jah, täpselt. See aitab küll.